Tere tulemast järjekordsesse Matematori videosse ja täna me lahendame matemaatika 2017 aasta laia kursuse riigieksamit, teist osa. Tule kaasa, vaatame, kuidas meil need ülesanded lähevad, need on sellised keskpärased ülesanded, ma ei oska täpselt hinnangut neile anda, aga kui see video sulle meeldib, jätta selle videole like, telli Matematori kanalit ja jätta kommentaaridesse, mis sa sooviksid, et ma järgmisena teeks. Aga alustame esimese ülesandega. Ma ei tea, siin eksamil nad ütlevad selle kohta ülesanne 1, aga mina ütlen ülesanne 8. Rombi ABCD diagonaal AC asub sirgel Y võrdub 2x miinus 6. Rombi tipp A asub Y teljel ja AB võrdub 7,4. Koostage sirge võrrand, millel asub rombi teine diagonaal BD. Vot siin teil ei ole antud koordinaattelestikku, aga mina arvan, et ikkagi see aitab paremini aru saada, et mis meil üldse toimub siin, kui me teeme selle koordinaattelestiku. Nii, joonistame selle sirge siia. Kui x on 0, siis y on miinus 6. Kui y on 0, siis x on 3. Nii, ma teen siia y võrdub 2x miinus 6. Nii, rombi tipp A asub y teljel, okei, ja AB võrdub 7,4. Nii, et me teame, et see siin on A, kuna rombi tipp A asub Y teljel ja AC sirge on siin. Nii, et see tipp on meil 0, miinus 6. Nii, vektor AB liigub 7 ühikut paremale ja 4 ühikut üles. Nii, et me liigume x võrdub 7, sest 0 plus 7 on 7 ja miinus 6 plus 4 on miinus 2. B. Mul kahjuks ei mahu ära, nii et ma kirjutan siia niimoodi. Nii, tõmbame AB ka siis ära. Koostage sirge võrrand, millel asub rombi teine diagonaal. Siin on vaja teada omadusi jällegi. Rombi diagonaalid on risti. Mis tähendab, et meil K1 on siis 2, võtame selle lihtsalt selle x ees oleva arvu. Ehk risti olev tõus on miinus 1 jagatud K1 võrdub siis miinus 1 kahendik või siis miinus 0,5. Nii, ja me teame, et see läbib punkti B. Nii, et me saame teha, nüüd paneme B koordinaadisse sisse ehk miinus 2 võrdub miinus 0,5 korda 7 pluss B. Ja siit me saame ümber kirjutada B võrdub miinus 2 pluss 3,5 võrdub 1,5. Nii, et see sirge võrrand on Y võrdub miinus 0,5 x pluss 1,5. Nii, esimene alaülesanne on lahendatud, aga mina joonistan selle siia ka. Nii, joonistasin siia, märgin peale. Ja me näeme, et tõesti siia tekib täisnurk. Ja siit tegelikult me näeme ära, et me liigume siit 2 ühikut alla, 1, 2, 3, 4, siis tegelikult me saame samamoodi siit 1, 2, 3, 4 liikuda ja me teame, et see asub meil siin. Nii, saame tõmmata ka siia. Samamoodi me saame tegelikult vaadata ära, et 1, 2, 3, 3 paremale ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ehk samamoodi, see läheb 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ehk ta lõikub siin. Või ma panin siia natuke valesti ennast, enne oli. See läheb hoopis niimoodi. Ärge pange tähele. Ja siin ongi meil ilus romb. Arvutage rombi kõrgus ja pindala. Ma märgin siia juurde ära ka need koordinaadid. C on siis meil koordinaadil 6, 6. Ja D on miinus 1, 2. Nii, siin on nüüd mitmeid erinevaid viise, kuidas seda arvutada. Aga meil on vaja kõrgus ja pindala. Pindala ei ole lihtne, mina teeksin tegelikult, arvutaksin diagonaalid välja ja siis diagonaal korda diagonaal jagatud 2 valemiga saaks tehtud ilusti. Aga meil on kõrgust vaja. Nii et pole meil mingit kasu sellega. Kõrgus on siis risti põhjaga ja ta läheb kuidagi siit niimoodi. Esmalt ma arvutaks välja siis A ehk ühe külje. Kuidas seda teha? Muidugi võtame lihtsalt
vektori pikkuse. Kõige lihtsam. Ruutjuur 7 ruudus pluss 4 ruudus võrdub ruutjuur 65 ja me teamegi alust. Ja nüüd pindala jaoks on meil ainult kõrgust vaja, sest et meil on siukesed valemid rombile või siis, sest et tegemist on tegelikult põhimõtteliselt, võib nimetada kõrgkülikuks, tegelikult ärme ütleme, et ta on romb. Nii, kuidas leida see kõrgus? Meil oleks vaja kas mingit Pythagorast või mida iganes. Aga siin on tegelikult üks nipp, et kui me arvutame diagonaalid, siis me saame võt selle valemiga tegelikult kõrgusega teada. Sest need on omavahel võrdsed, on ju. Nii, see on siis A põhimõtteliselt. Diagonaal 1, see on sama pikk kui AC lõik. Nii, ja siis arvutame AC pikkuse, siis me võtame x koordinaat miinus 0 ruudus pluss 6 ruudus. Nii, esimese diagonaali pikkus, see on jälle põhimõtteliselt Pythagorasega, me arvutame vektori pikkuse välja. Vaadake vektori valemeid üle, kui teil see segadus tekitab. 6 ruutjuur 5 ja diagonaal 2 võrdub BD ruutjuur 7, nii, -1 - 7 on -8 ruudus, 2 - -2 on 4. Ja vaatame, mis see samuti teeb. 4 ruutjuur 5. Nii, põhimõtteliselt saame pindala arvutada ära, aga teeme kõrguse ennast. Kõrgus on D1, D2 jagatud 2A ehk 4 ruutjuur 5 korda 6 ruutjuur 5 jagatud 2 korda ruutjuur 65. Arvutame lihtsalt kalkulaatoriga selle ära. Siit me saame tegelikult, siia üles jääb 4 korda 5 korda 6 on 120 jagatud 2 ruutjuur 65 võrdub 60 jagatud ruutjuur 65. Ja ülesandes on ka niimoodi lahendus antud, mis on minu meelest hästi veider. Et tegelikult oleks ikkagi mõistlik ju teha niimoodi, et 60 jagatud ruutjuur 65 ja siis sa ümardad mingi 7,44 ühikut. Aga ma ei tea. Nii, igatahes, see on meie kõrgus. Pindala on A korda H võrdub ruutjuur 65 korda 60 jagatud ruutjuur 65. Põhimõtteliselt need tanduvad ära ja meil jääb 60 ühikut ruudus. Esimene ülesanne lahendatud. Nii, joonisel olev kujund koosneb ristkülikust ja ruudust. Ruudu külg moodustab 2/3 ristküliku pikemast küljest. Arvutage selle kujundi suurim võimalik pindala, kui kujundi ümbermõõt on 88. Nii, see külg siin on meil 2/3 x-i, ja see siis tegelikult on 1/3 x, aga see ei ole nii oluline. Nii, esimese asjana arutame välja ümbermõõdu. Ümbermõõt võrdub siis ristkülikust me saame x pluss 2y pluss 1/3 x ja siis ruudust me saame 3 korda 2/3 x. Vaatame, mis see teeb. 3 korda 2/3 on 2, on 3, 1/3 x pluss 2y. Ja see võrdub kõik 88. Siit on meil natuke kõige lihtsam vist väljendada y-it. Y võrdub 88 miinus 10/3 x jagatud 2 võrdub 44 miinus 5/3 x. Nii, mis on siis kujundi pindala? Kujundi pindala on x korda y pluss 2/3 x ruudus ja paneme nüüd meie y siia sisse, me saame, et see on 44 x, tähendab miinus 5/3 x ruudus pluss 4/9 x ruudus. Nii teeme nüüd 4/9 miinus 5/3, see võrdub siis 44 x miinus 11
üheksandiku x ruudus. Nüüd, et leida maksimaalne pindala, siis me peame võtma sellest tuletise. Me saame, et see on 44 miinus 22 üheksandikku x-i. Ja ekstreemum koht on siis, kui see võrdub nulliga. Ehk me saame, et 22 üheksandikku x-i võrdub 44 või x võrdub, jagame selle läbi nüüd, 44 jagatud 22 üheksandikku võrdub 18. Nii, kui meil x võrdub 18, vaatame, mis siis see originaalpindala teeb. Pindala võrdub siis 44 korda 18 miinus 11 üheksandikku korda 18 ruudus võrdub 396 ruutsentimeetrit. Ja see on maksimaalne pindala. Siin tegelikult mõistlik oleks teha kontrolli, sest et ta võib päris segaseks ära minna. Et võib-olla teete kontrolli, arvutate y-i välja ja siis arvutate pindala niimoodi. Aga võt see on ülesande lõppvastus. Ülesanne 3 on antud funktsioon. Ma kirjutan selle siia üles välja. Nii, arvutage limiit. Minu meelest seda enam ka ei küsita, aga ta on olemuselt hästi lihtne. Meil on küsitud limiit x läheb -2-ni funktsioonist, siis ma kirjutan siia ta niimoodi ka välja. Nii, limiit kui x läheb 2-ni, siis kui 3x ruut miinus x kuup. Ja põhimõtteliselt me paneme selle x -2 siia sisse, ehk me saame, see on 3 korda 4 pluss 8. No sest, et ma tegin siin märkidega hästi kiiresti, aga tehke ise eraldi, kui te aru ei saa. Võrdub 20. Ja see ongi, kuidas limiiti võtta. See on eri juhtumeid, aga see on peamine. Leidke funktsiooni kasvamisvahemik, ehk me võtame esmalt funktsiooni tuletise. See on 6x miinus 3x ruut. Ja nüüd on meil vaja leida, kui 6x miinus 3x ruut on suurem kui 0. Nii toome 3x sulgud ette, saame 3x sulgudes 2 miinus x on suurem kui 0. Me näeme, et 0 kohad on x võrdub 1 võrdub 0, x2 võrdub 2, märgime ära 0, 2, x-i suurim aste on negatiivne, ostame alt, joonistame nii. Ja me peab olema suurem kui 0, et kasvamisvahemik on siin 0-st 2-ni. Teine alaülesanne on lahendatud. Ja viimane. Koostage funktsiooni fx graafikule tõmmatud puutujate võrrandid, kui mõlema puutuja tõus on -9. Siin on meil vaja teada paari mõistet. Meil on sükene mõiste, et kohal x0 tuletis võrdub k. Nii, kirjutan tuletis uuesti välja. Ja siis see võrdub k, ehk 6x miinus 3x ruut võrdub k, ehk siis -9. Ja viime x-id kõik paremale poole, me saame, et see on 3x ruut miinus 6x miinus 9, jagame 3-ga läbi, saame x ruut miinus 2x miinus 3. Siia läheb võrdub 0, võrdub 0. Leiame 0 kohad, x1, 2 võrdub 2 pluss miinus ruut juurde 4 pluss 12 jagatud 2-ga võrdub 2 pluss miinus 4 jagatud 2-ga. x1 võrdub 3, x2 võrdub -1. Nii, need on need punktid, vaatame, mis y1 on, paneme esialgsesse võrrandisse, ehk see on 3 korda 3 korda 3 miinus 3 korda 3 korda 3 on 0, y2 võrdub siis 3 pluss 1 võrdub 4. No seda ma kasutasin seda võrrandit ja peast ma tegin lihtsalt kiirelt ära need. Nii, mis me nüüd, meil on need x-id teada ja me teame, et k võrdub -9, k võrdub -9, nii et paneme siis võrrandisse need ühed kõigepealt. 0 võrdub -9 korda 3 pluss b, see tähendab siis, et b võrdub 27, ehk esimene võrrand on y võrdub -9 x
pluss 27 ja paneme teised. 4 võrdub miinus 1 korda miinus 9 pluss b. b võrdub siis 4, siis tuleb miinus pluss ja siis tuleb veel miinus otsas miinus 9 võrdub miinus 5. Ehk teine puutuja on miinus 9, x miinus 5. Ja sellega on ülesanne lahendatud. Nii, ülesanne 11. Kasvava aritmeetilise jada 3. ja 7. liikme summa on 350, nii et A3 pluss A7 võrdub 350. Ja A5 miinus A4 võrdub 35. Arvutage selle jada 9. liige ja esimese 9 liikme summa. Nii, hästi lihtne aritmeetiline jada, mis meile vaja teada on. Kõigepealt valem AN võrdub A1 pluss N miinus 1 korda D. Ja siit me näeme tegelikult ära, et see iga liige suureneb 35 võrra. Ehk D võrdub 35, saame kohe ära panna. Nüüd on meil vaja veel A1 teada saada. Selle jaoks kasutame siis seda võrrandit siin. Ehk A3 on A1 pluss 2 korda D ja A7 on A1 pluss 6 korda 35 võrdub 350 ehk 2A1 võrdub 350, seda ma pean kalkulaatoriga tegema nüüd, miinus 70 miinus 210 ehk 2A1 võrdub 70 ja jagame 2-ga, A1 võrdub 35. Nii, nüüd on meil A1 teada. 9. liige on A9 võrdub A1 pluss 8, või panen siia valemi miinus 1 D, võrdub 35 pluss 8 korda 35 võrdub 315. S9 võrdub 2A1 pluss N miinus 1 jagatud D jagatud 2 korda N võrdub 2 korda 35 pluss 8 korda 35 jagatud 2 korda 9 võrdub 1575. Ja sellega on esimene alaülesanne lahendatud. Üks selle jada liige AN moodustab täpselt 10% esimese N liikme summast. Mitmes jada liige on AN? AN on siis A1 pluss N miinus 1 korda D. Ja see on võrdne 0,1 ja siis me võtame nüüd SN valemi, mis siis oli jällegi 2A1 pluss N miinus 1 D jagatud 2 korda N. Nii, me teame D-d ja me teame A1 ja nüüd peab N-i arvutama. Ta läheb päris pikaks. Ehk siis 35 pluss N korda 35 miinus 35 taanduvad välja. Võrdub 0,1 70 pluss, mis meil oli siis jällegi N korda 35 miinus 35 jagatud 2 kordatud N. Nii, siit meil jääb N, kirjutan teistmoodi, 35 N-i. Nii ma korrutan tegelikult vasaku poole 2 läbi, saame 70 N-i võrdub siis 0,1 N-i sulgudes 35 pluss N 35. Nii, ja mis me siit saame? 70 N-i võrdub 3,5 N-i miinus 3,5, tähendab pluss N ruut. Ehk 3,5 N ruut miinus 66,5 N-i võrdub 0. Jätkan siin paremal, toon N-i sulgud ette ehk N 3,5 N
miinus 66,5 võrdub 0. N1 võrdub 0. N2 võrdub siis, peame tegema 66,5 jagatud 3,5. Ja me saame, et see on 19. Ja 0 ei ole loogiline, nii et 19 on meil õige vastus. 0 ei ole loogiline, sest et nullis liige ei saa moodustada 10% nullist liikmest. Nulli liikme summast. Nii et 19 on meie lõppvastus. Nii, ja nüüd lähme viimase ülesande juurde. Ülesanne 5. Koonust on lõigatud koonuse tippu läbiva tasandiga, mis moodustab koonuse põhjaga nurga 45 kraadi ja eraldab põhja ringjoonest 60 kraadise kaare. Koonuse põhjapindal on 48 pi sentimeetrit ruudus. Nii, tehke joonis. Nii, koonuse panen siis siia. Te peate selle küll siin ise joonistama ja ma märgin siia ringjoone keskpunkti ja 60 kraadi midagi sellist. Ta ei pea nüüd täiesti ideaalne olema. Ehk meil on siin see külg ja ta tuleb siis siit niimoodi. 1, 2. Siukene on joonis. Nii, siis see nurk siin, ma tähistan alfa, on 60 kraadi. Ja nüüd me peame siit keskelt tõmbama siukse joone. Ja see nüüd moodustab põhjaga nurga beta. Ehk siis alfa on 60 kraadi, beta on 45 kraadi. Nii, põhjapindala on 48 pi ja siit me saame arvutada välja tegelikult põhjaraadiuse, sest et põhjapindala võrdub pi r ruudus. Ja siit me näeme, et 48 võrdub r ruudus, mistõttu r võrdub 4 ruutjuur 3. Nii vaatame jooniselt, et kus me seda raadiust näeme. See on tegelikult meil raadius ja see on meil raadius. Kuna meil on vaja lõikepindala, siis lõpuks me peame kõik muud arvutama. Nüüd, kui meil on põhimõtteliselt kõik siia kantud, siis mis meil küsitud on? Arvutage lõikepindala täpne väärtus. Nii, ja lõikepindala siis põhimõtteliselt see kolmnurk siin saame joonistada niimoodi. Et siin on H ja A. Neid on meil vaja, et selle pindala arvutada. Ja seda me peamegi tegema. Täiendame natuke joonist või kõigepealt arvutame A välja. Nii. Koonuse põhi on selline. Keskpunkt on siin ja siit tuleb meie kolmnurk. Nii, siin on meil alfa ja siis see nüüd on alus. Ma jaotan selle keskelt pooleks, nii et nüüd meil alfa läheb ka keskelt pooleks. Ehk meil tekib siia 60 kraadi ja siia siis 30 kraadi ja see on täisnurkne kolmnurk. Saame trigonomeetria ja valemitega need A-d kätte lihtsalt. Nii, kui me võtame näiteks koossinus 60 kraadi võrdub alfa jagatud 2 jagatud raadiusega. Nii, me teeme A jagatud näiteks 2R ja siit me saame kirjutada A võrdub koossinus 60 kraadi korda 2R. Vaatame, mis see teeb. Koossinus 60 korda 2 korda 4 ruutjuur 3. Ma saan, et A võrdub 4 ruutjuur 3, sest koossinus 60 on 1 kahendik. Nii, nüüd on meil kolmnurga alus teada. Nüüd on vaja arvutada kõrgus. Ma näitan teil joonisel, kuidas seda teha. Nii, kui me tõmbame siit keskpunktist joone ja näed siia selle valmis, siis meil tekib see sükene kolmnurk, nagu siia niimoodi. Kustutan eest ära. Meil tekib kolmnurk siia niimoodi, kus see on siis ringjoone keskpunkt. See on meil siis H kolmnurgal. Ja nüüd see, ma tähistan selle X-iga. Ma pean selle siia jälle joonistama, sest mul kustusin ära selle kogemata.
kus see väike joon siin keskel on x. 60 kraadi võrdub x jagatud raadius. Ehk x meil võrdub siinus 60 kraadi korda raadius. Ehk x võrdub 6. Nii, nüüd on meil x teada. Ja meil on veel öeldud, et see moodustab põhjaga 45 kraadise nurga, mistõttu on ka see 45 kraadi. Ehk see on samuti x. Tegemist on võrdhaaruse kolmnurgaga. Kuigi jooniselt ta nii ei tundu, siis nii on. Nii, ja h arvutame Pythagorase teoreemiga, kus me saame x ruudus pluss x ruudus võrdub siis ruutjuur 2x ruudus võrdub 6 ruutjuur 2. Ja see on meie kõrgus. Nii et 3 lõike pindala on a korda h jagatud 2 võrdub siis 4 ruutjuur 3 korrutatud 6 ruutjuur 2 jagatud 2. Ja see teeb siis meil 12 ruutjuur 6 sulgudes sentimeetrit ruudus. Ja see on meie ülesande lõppvastus. Siia tegelikult oleks hea märkida, et need kõik on ju sentimeetrites. Siia peab olema sulgudes. Ja eksam ongi lahendatud. Aitäh, et vaatasid järjekordset Matamentori videot. Täna me lahendasime just riigieksamit. Riigieksam on varsti tulemas, nii et soovin teile kõigile palju edu. Loodan, et nendest videotest on teile abiks. Jätke muidugi videole like, kui teile see meeldis, kommenteerige ja tellige Matamentori kanalit. Ära stressa. Tšau, tšau.